Tere päevast kõik kallid fännisektori vaatajad, kuulajad, oleme taas teie ees järjekordse episoodiga. Ja võtame kokku siis selle, mis vahepeal on jalgpallis toimunud ja mis siis lähipäevil ka veel ees on. Mina olen Matis, minuga ikka jälle Kermo Nava. Tere Matis. Kermo alustab nagu ikka, nagu tüüpiline anonüümne narkomaan, 2 sõnaga. Aga räägi Kermo, mis tunded täna on? Täna on ägerad tunded. Vot, et kui see näitab selgelt, et Kermo on riistutud luterlane, sellepärast, et täna hommikul esmaspäeval me lindistame suri katoliku kiriku pea, paavst ja Kermo on rõõmustane. Samal ajal kui 100 miljonid katoliiklased leinavad, samal ajal kui Itaalia jalgpalliliiga kõik mängud on edasi lükatud, on Kermo rõõmus. Ja tegelikult ma olen kurb, sest et ka minul oli täna üks mäng plaanitud ja näed, jääb töö tegemata. Vot. Aga nüüd kiire küsimus Kermole. Mis klubi tulihingeline fänn oli paavst Franciscus? Torino Juventus. Vatikani koondis. Jooma, ei olnud. Mõtleme nüüd loogiliselt. Kasutame nüüd seda nii-öelda taktikalist okei. Nii. No, ei olnud Juventus, ei olnud nii. Kus kohast oli pärit paavst? Ma ei oska avustada. Ma olin vihje. Ei see on ju Argentiina paavst. Oli Argentiina paavst. Ajalooline top 5 klubi Argentiinas. Üks suurest 5. Boca Juniors. Ei. Siis on River Plata. Ei. Rosario. Argentiinas on veel. Rosario. Ei. Rohkem mul ei ole. San Lorenzo fänn oli siis see paavst. Kes siis lahkus, elame näeme, kes uus paavst on, vaata mis toob ja kes ei ole veel kinos käinud, siis minge vaadake filmi Conclave, kus mängis ka Ralph Fiennes, üli hea film. Aga paavsti juures tagasi jalgpalli juurde tulles, siis kõige võib-olla üllatavam asi, mis nädalavahetusel mina jalgpallis nägin, oli Amsterdam ajaksi 0-4 kaotus Utrechtile. Ma ei tea, kes Kermo, sina nägid seda? Seda ma ei näinud. Aga ajaks, kes on ikkagi suveräänne tabeli liider Hollandis. Kodus 0-4 või? Ei, minust oli võõrsil ikka. Jah, oli võõrsil. Jordan Henderson sai veel kollasega. Aga 4. 4 on palju. Sebastian Haller mälu järgi lõi esimese ja niimoodi seda Amsterdami hiidu kotiti. Et elame põneval ajal, ütleks. Ja sulle meeldib, kui suuremaid koditakse. Ja lähme kohe sinna. Ja järgmine läheb. Ja räägime siis sellest, mis siis toimus meistrite liigas eelmine nädal. Kui me tegime meistrite liiga neid ennustusi, siis Kermo täpne tsitaat oli, et ma ei näe, kuidas Real Madrid siit paarist edasi ei lähe. Aga paar nädalat ja Kermo sai nägijaks. Mis sai saatuslikuks Real Madridile? Ma olen Real Madrid lihtsalt. No mitte ma nüüd hakkaks Argentini ära võtma, aga Real Madrid oli kehv, väga kehv. Ja kui vaatame viimase näiteks, ma ei tea, 10-15-20 aasta jooksul, siis parim Arsenal kohtus ühe kehvema Real Madridiga. Minu silmis. Viimase 15 aasta jooksul näiteks. Nagu Real Madrid oli kehva ju, ei oli ju. Sa tahad öelda, et see oli viimase 15-20 aasta kehvem Real Madrid? Minu meelest küll, kes see väljakul oli Arsenali vastu. Ja avamängus kui kordusmängus. Vau. Vaat see näitab ka nii-öelda nagu seda noorte fännide ajaloolist mälu. Kui vahepeal oli mingi, palju see oli 6 aastat või 8 aastat, kus Real Madrid ei saanud isegi Champa seal... Ei, viimase 20 aasta jooksul esimest korda Real Madrid sai veerandfinaalis kotti. Ja varem vahepeal oli mitu aasta, kus nad jõudnud veerandfinaaligi. Oli 4 aastat ka ju, aga viimase 10 aasta jooksul on 6 tükki võidetud. No jaa, aga viimase, sa ütlesid 20. Võtame siis 20 selleks mõõdupuks. 15-20. No 20, võtame selle viimase daatumi. Kuni aastani 2005. Kehva oli Real Madrid. Vahepeal ju Real Madrid, kas see oli äkki, no minu meelest oli 6 hooaeg isegi. Et kus nad jõudnud esimesest ringist kaugel. No kui mõtlen viimase 20 aasta parim Arsenal, siis sellega õnnemus ei ole. Kas see oli või? Tead, ma arvan, et viimase 20 aasta paremuselt mingi top 3 võib-olla küll. No minu jaoks üks parimaid liiga. No ma ei mäleta midagi. Minu oli Arsenal aasta 2005.
oi, Thierry, Henry, Patrick Vera. Oi, sellest on meil terve saate teha. Aga lihtsalt asi oligi selles, et... Ja 2006 oli Arsenal finaalis. Kaotas ebaausalt Barcelonale, sest UEFA Loona tegi kõik ära. Aga vaata, ma lihtsalt tegelikult tahtsin sinna jõuda, et nagu ma enne välja tõin, kui see paar loosid tõin, et tegelikult Arsenal peab lihtsalt mängu suretama, surnuks söötma, kui seda vaja on, ja ei tohi lihtsalt Reali jooksma. Arsenal oli iga selles mõttes parem, et Real oli täiesti kahvatu seal, nagu Courtois pärast mängu ütles ka, et me läksime selle peale välja, et paneme ainult pallikasti ja loodame. Meil ei ole enam isegi oseerud sellis, kes need palli seal võrku läks. Et ja ei ole, kui sa vaatad nagu viimase aasta jooksul Real Madridi, sealt on lahkunud Toni Kroos, vigased on Carvajal, Eder Militao ja juurde, kes juurde toodi Pompee. Enrique. No, ja okay. Ehk siis sul ei ole nagu keskel sinna pole juurde toodud, taga on ka ikkagi päris kehva seis. Muidugi kõikil meeskondadel on nüüd vigastus ja arusaadav, aga Reali jaoks said need see hooaeg saatuslikuks lihtsalt. Ja ongi kõik. Ja Arsenal igati teenitud edasi läksid. Esimene mäng individuaalne meisterlikkus Declan Rice'ilt. Teine mäng Arteta lihtsalt mängis on see üle on kõik. Korra jah, seal on Saliba tahtnud seda paari ägedaks teha, aga ei tundnud välja. Minul endale jäi silma, et jäi kõrva siuke kuulus lause, et vaatasin, kommentaator ütles teles siukse lause, ja paljud on rääkinud, et Jakob Kivior põleb. Aga võtan ausalt, et ainuke inimene, kellelt ma kuulsin seda. Ma käisin esimest mängu tuttavalt vaatama, nad kõik arvasid, et Kivior põleb. Et mul on juba rohkem kaasa. Ja pärast see tuttav ka, kellega ma veel rääkisin, kes on Arsenali fänn, ta ütles, et kui Courtois tuli penalti, ta arvas, et nüüd on läbi ka. Et nüüd läheb Real Madrid edasi. See oli väga korralik emotsionaalne aeg minu Reali jaoks. Aga need ikka see on tol päeval piisav. Ja Real oli impotentne, et ega nad midagi nagu luua ei suutnud. Aga mis mind nagu veits võib-olla kripeldab? See Mbappé penalti. 5 minutit vaadati selle asja. 5 minutit. Et üsna sarnane olukord, kui see Merino on ju, kui see Asensio ikkagi tõmbas palju jõulisemalt ma on ju. Ja Mbappé vist ise tahtis ka kiiremini kukkuda ja Rice üritas seda püsti rohkem võib-olla hoida. Aga et kohtunikud ka minu meelest ei ole kõige vahvamad olnud, aga vahet ei ole ka Arsenal igati teinud. Minu meelest Mbappé ei olnud üldse penalt. Aga kui see juba annab penalt? Ta kukkus. Ta läks kukkuma. Ta nägi, et ei saa, et otsustas kukkuda. Ei olegi need, ta oleks saanud püsti seista. Merino ei oleks olnud. Marino ikka nagu reaalselt, seal oli nagu kohe näha see nagu tõmme. Rais hoidis niimoodi, vaata. See, et sa seal nagu niimoodi eidelikult vajud nagu vaata. See on sinu valik. See on see ka, et minu meelest jalgpalli vist by the book ei ole seda reeglit, et ükskõik kus iga tehakse, annaks penalti. Reali olukorras palju nagu seal tsoonis lähemal kui Arsenali olukorras. See Arsenali nurgalöök lihtsalt läks Courtois kätte ju. Ja siis seal tõmblemine kes kuskil, aga vahet ei ole lõpuks. Lõppkokkuvõttes ma arvan ikkagi seda kindlasti ja Reali hävitas ikkagi see, et mindub peale 4-4-2-ga. See neid hävitas ja võib-olla mina leian, et oleks pidanud kindlasti viima Valverde kiiremini sinna paremale kaitsesse. Ja... Kui sul juba Lukas Vaskes parem kaitses, kas ta on Real Madridi tasemel mängija? No ei ole. On Real Madridi tasemel mängija, aga mitte parem kaitses. Ta ei ole kuskil Real Madridi tasemel mängija. Ta näitab sulle kõik oma meistrite liigas ja Germa. Ja sa kummardad. Äge. Aga teised paarid. Inter ja Bayern. Panin selle mängu peale. Ja siis esimene asi, mis oli Di Marco nurgalööki andmas, ma hakkasin täiega naerma kohe. Ära blondeeritud pea, kus keskel on siuke kiilakas laik. See on stiil, jah. Ega Milano ongi fashionistade lemmiku. Aga... Mis Bayern ära tapis nurgalöögid või? Mõlemast kornerist ära löödi just. Bayern oli lõpus väga lähedal. See on Toomas Mülleri olukord. Jaa, aga see esimese mängu 2-1 kotti vaata. Sellest nagu see oli 2-2 lüüa. Aga see, kui ma arvasin, et Giuseppe Meazza on Inter jaoks selline kõva koht, siis ei tundunud. Pigem oligi, ütleme nii, et läheme hästi nii-öelda lihtsalt sinna, siis Inter vajus ära.
aga ükski klubi ei tohiks niimoodi ära vajuda nagu Inter ära vajus. Ei olnud jah. Ja ma saan aru, et jalgu enam pole hooaja lõpp, aga just see, et sind joostakse niikuinii üle. Sa nagunii nagu vajud allapoole otsisid kontra kohta. Aga et sind niimoodi domineeritakse, see on Interile probleem, eriti kui sa vaatad poolfinaali. Aga siit paarist, ma arvan, Inter läks Kadinitud edasi, jah. teenituna edasi. Aga lihtsalt ongi see, et... Ja kahjuks peame vist ikkagi leppima sellega, et Harry Kane see ühe tiitli saab, aga õnneks mitte seda kõige suuremat. Bundesliga las võtab siis. Aga Interi pool jah, et neil väga raske ajagraafik tuleb ju. See poolfinaalit Partsaga, praegu tuleb Coppa Itaalia AC Milaniga, siis seal on veel Roomaga mängud, nüüd on said ju tuppa Bolonialt, eile on ju meie järgi. Ma nüüd ei ütleks, et nad tuppa said, aga... No nad olid kehvad. Olid kehvad, jah. Ja said tuppa, noh. Ei no tuppa sa saad 4-0 või 3-0. Ei okei, aga... 1-0 ei ole päris tuppa saamine. See on nagu, kui Tarmo King paneb elus ühe korra veel üks vära, nagu Serbiale panib, et see on 1-0 vära, et oi, saite tuppa, me niimoodi domineerisime. Ei, Inter oli sitt, Bologna vääris võitu, aga noh, Inter ei saanud tuppa. Okei, aga kas, kui me nüüd läheme tulevikku, Arsenal PSG, räägime PSG mängus ka. No räägime. Oli äge. See, kuidas lasti Euroopa Liiga hümni, et Unai Emereid motiveerida. See oli päris paas. Ja see oli Unai Emereid motiveerimiseks. Väga hea lükke. See oli tipp-psühholoogid kaasatud. Kõige õgem see, et kui see intro oli ja nad alguses marssisid, see on kohe midagi väga valesti. Midagi on nagu väga valesti. Vaata Euroopa Liiga konverentsi liiga hümn on sama, vaata. Ja kunagi see käidud seda Flora mänge vaatamas. Siis tuli sama laul. Mis nüüd toimub nagu? Siis ma panin alguses korra mute peale, mõtlesin, ma kuulan natukene, siis panin tagasi heli peale endale, et ma saan nagu edasi rääkida. Ja noh, hümni ajal on viisakas, kui sa vait on ju. Ma lihtsalt hakkasin naerma, lihtsalt see ei ole võimalik. Sul on Champions League veerandfinaal, sa oled Euroopa Liiga hümni, mis asja. Ei noh, tegijal juhtub. Ei no, ma arvan, seda tegijat ei ole enam seal. Seda tegijat ei ole seal tööl enam. No ei ole enam. Aga see algas siis sellega, et PSG läks ruttu 2-0 ette. Jah, kuigi Villal oli kohe mängu alguses endale väga võimalus selle ära lüüa. PSG oli 2-0 peal, kõik mõtlesid, et on läbi, on ju. Aga kaugel sellest järsku John McKinn ja kompanii hakkasid mängima. No. Ja, pandi šeigid värisema. Aga... Ja viimane olukord, see 94. minuti olukord, kus see Pacho sealt enne joont veidi ära tõi selle Maatseni löögi. Ei oleks kriisaega olnud. Mul oleks juba siis hääl täiesti. No, kui PSG oli 2-0, ma mõtlesin, noh, okei, lähme rahulikult, vaata häälega. Siis oleks United jõks üldse häält jaganud. Siis poleks saanud jah, Unitedit kommenteerida. Aga kokkuvõttes nii, et mul laupäeval ei olnud üldse häält. Ma ei täiesti vaid. Et ja, aga joppas sellega siis. Aga noh, PSG-l joppas. Ja nüüd on poolfinaali paarid selged. Mis asi lähevad? Ei, aga samas Dortmund. Oli ka lähedal. XG 2 mängu peale, parem on ju vaata. Aga see ise on süüdi. Lagunemist tulnud ja see ongi jalgpalli. Aga kas nad oleks tulnud niimoodi tagasi, kui Barcelona ei oleks võinud 6-2 näiteks? Oi, siis nad oleks 7 länud. No igatahes Barca oleks edasi. Nii. PSG Arsenal finaalis, kes? Väike ennustus praegu. PSG finaali. Inter Barca. Mina ütlen PSG Inter ka finaal. On minu ennustus. Mina arvan kahjuks Barcelona. PSG Barca finaal. PSG Barca finaal. Mina ütlen Inter PSG. Siis ma arvan, et mängugraafik on nii... Aga Arsenal ei või PSG sõita? Ja nad võivad, aga PSG on palju nii-öelda dünaamilisem võistkond kui Real Madrid. Nad nagu kompaktid töötavad koos tiimina paremini nagu... Et minu mõelest sellega Real aga Reali jaoks PSG oleks kindlasti lihtsam vastanud kui Arsenal, ma arvan. Ja, kindlasti. Aga seal on ka see, kas on näinud Opta järgi, kes on hetkel meistrite liiga favoriit number 1? Ma oletan, et Arsenal. Londoni Arsenal on hetkel favoriit. Kilvkontorite järgi mitte on ju, aga Opta programm on ennast Arsenal favoriit. Kui sa oled nii kaua Arsenali jälgid nagu mina, siis sa tead, et see võib favoriit olla, aga... Ega kuidas sa paned Arsenali favoriitiks? Neil on 0. Ma mäletan Arsenalis kunagi FA Cupi finaali ka Birmingham City vastu favoriidile. See mingi Nikola Sigic kolli nagu vaata. Selles suhtes, et favoriidi koorem sobib, siis ongi nagu ootused, mida nagu... Võtad selle favoriidi koorem enda peale, jah? Nagu, pange, mulle et ära. Ja sellest on huvitav, et eks ma olen kogu aeg öelnud, et ega ma ei taha PSG ja Barcelona võitu. Aga lihtsalt, kui ma nii-öelda näkku selle asjale vaatas, ma näen PSG ja Barcelona finaal on kõige tõenäolisem.
Ei, ütle sina enda oma, ära mul hakka matemaatilisi protsendile. Ei, ma ütlen see, mis kõige tõenäolisem. Nagu, loomulikult ma tahaks Inter Arsenali. See oleks ülikõva nagu. Aga ma kahjuks arvan, et kui finaalis on Arsenal, Barcelona. Ma reaalselt olen Barcelona poolt. No. See on see, et kui... Ma olen elus... Mõni asi peab elus nii jääma nagu on. Ei võida seda Champions League'i. Ma olen elus ühe korra olnud Barcelona poolt. Nii. Ma olin väga vihane. Kellega mängid? Bayerniga. Bayern oli 8-2. See oli sellepärast, et nad olid röövinud Mario Götze. See meeldib mulle. 8-2 lihtsalt. Ma hakkasin vihkama neid. Aga võt. Nii palju siis vihakõnedest, nii palju sellest, mis toimus eelmine nädal. Lähme vaatame, mis toimus nädalavahetusel. Me juba korra Itaaliast rääksime. No. Aga lähme korraks Hispaaniasse. Et tuleva nädal on selle klassiko. Ja Copa del Rey finaal tuleb. Ja mõlemad tiimid näitasid huvitavat mängu. Kõigepealt Barcelona, kes siis jäi 3-1 kaotusseisu Celta Vigo vastu. Borja Iglesias lõi kübara, mis võib öelda, et oli huvitav kübar. Kus Barcelona kõrgel liin 2 korda nagu tegelikult ikka kõik 3 korda. Oli ikka päris absurdne nagu vaata, kuidas Barcelona kõrge liin mängis nagu. Ja Inigo Martínez flirtis punase kaardiga tegelikult. Pani seal päris korraliku obaduse, aga jäi Celta mees püsti. Tegelikult on selle kohta, kus kukub pikali ja Martínez oleks saab punase kaardiga. Siis selle mängus oli veel sellised leidad. No, minu meelest see, kui Wojciech Szczesny tabas käega Celta Vigo mees pärast lööki. Katari MM-il me nägime penaltit Messile anti. Nüüd Celtale jätta. Messile anti. Nii, siis Rafinha olekord hea kasvasega. Okei, Villa oli juba ammu ära olnud, on ju. Aga see, kuidas Rafinha käitus, ei olnud ilus. Üritas see vasakuga minu meelest. Tegi löögi liigutuse ka. Kollane mõlemal aus tegelikult. Ma sellele nagu ei protesteeri. Aga kui ma panen jalaga, hakkan lööma sinna, aga lööm mööda, siis ei ole punane või? Mis sa hakkad jalaga lööma? Ei, käega, vasaku käega, kes see nagu liigutus. No jaa, aga... Aga ta on mingi rusikaga, aga... Ei, okei, Barca võitis. Ai, aga no kuidas nad võitsid, no? Aga kas see sinu oleks üllatav? Minu jaoks... Ei, ta oli ebameeldiv, ma ütlen. Ma ütlen, et üllatav on, see oli ebameeldiv. Miks või? Ole korra, kui nagu, võtta nagu korra endale nagu, et sa Barca perspektiivis... Celta võit oleks palju lahedam. Ei, no muidugi. Ja liiga põnevusele ka. Ei, muidugi, aga mina ei üllatunud, et Barca nagu võidab. Seal oli neid... 3-1 ma üllatasin küll. Seal oli kuidagi näha, et seal midagi hakkab juhtuma. Väga kiirelt panid vastu. Jah. Sest seal oli näha neid, see mängukäikuriga oli näha, et sealt tuleb midagi veel. Et 3 tuleb kindlalt. Juba see Inigo Martínez olukord, kuidas see ei kukku, kuidas see ei ole punane. Kas tõesti peab alati kukkuma, et saada punane kart? Tundub küll ka. Aga ei, Barca võitis ja 4-punktiline vahe säilis. Aga Real Madrid võttis võidu. Aga kes kaotas? Oota, Real Madrid võttis võidu. Millise võidu? Seda ma mingi 70 minutil mõtlesin, et nagu kui sul on Valverde-sugune mängija, see on see, mis Arsenali vastu nagu vaatad. Raia on palliga väga hea väravat. Aga ta on nagu väike, kui sa vaatad nagu kabariit teine. Ei ole nagu Courtois, kes on nagu ristnurgale käsi eine. Et nagu Valverde paned seal 35 pealt juba lööma, siis on juba see, et see on olukord nagu, et kas põrkab tagasi, kas tuleb corner. Et miks nagu Arsenali vastu ei löön? Eile Bilbao vastu pommitas paremaga pani vasakuga ja vaatad ilge lihtne ja see löögi liigutus on nagu kiire loomulik, see nagu tõmbab vibusse, pamm, läheb. Vinnastab ja läheb. Mingi 92, millal ta selle ära pani. Üle kuusa, jah. Mõtled ka, et mis nüüd tuleb, Brahim kahtleb palli, siis tuleb Valverde. Aga see pall tuli talle ka no jaa, aga nagu täpselt see viimane mäng, et las tuleb Viniciusele nagu vaata, siuke pall nagu vaata. Siis tuleb Valverdele ja pani ilge pommi ära ja võrk terveks sai. Ja Real Madrid võitis siis väga raskes mängus Athletic Bilbao'd. Bilbao ise minu meelest väga nagu erilist ei olnud. Real oli ka minu meelest täiesti... Üks võinad hiljem seda mängik. Inaki vist tuli. Tuli lõpus sisse. Aga seal Real ise oli ka täiesti... Arusaada, motivatsiooni veidi puudus. Mis motivatsiooni puudus? Sa mängid veel tiitli peale. Peale Valverde väravatel näiteks ka Mbappé on seal viiploosis.
Vamos! Aga ta ongi nagu Reali fänn väiksest saadik. Ja seal oli näha, et mängumeestel ei ole päris see. No. Ja Bellingham. Et see rõvedab palju löömatama. Kuidas ta jõuab nendes olukorras, et nagu ta ei ole jalgpallur, ta on atleet, ta lihtsalt nagu jookseb ja võitleb ja see palli jalga peal see on see, et Papeta Bellingamil on palju loovam roll see ründes. Ei, aga see võib olla ka Mbappéga, võta Vinicius välja, võta Rodrigo välja. Aga Vinicius on nii palju loovam ja selles, et ta annab teistele. Ta annab üli palju teistele neid sööte. Mbappé nii palju selliseid asju ei tee. Minu meelest see on väga suur vahe Vinicius ja Mbappé puhul. Mbappé teeb ise endale neid olukordi ja tekitab. Aga Vini tekitab teistele ka. Ja ta päris palju andiski tema ju seal Bellingamile seal selle crossi ja kõik muud. Päris ilusa värav oli ka, aga Hendrik... Issa, ma vaatasin seda väravat, mille ta lõi, aga mis nagu siis oli suluseisuga ära tühistada. Varvas oli. Ei, nagu, saad aru, ma ütlen, mingi pooltel rahvaliga jalgpalluritel on ka parema tehnikaga löögid kui Viniciusel. See, kuidas ta läheb sinna, keha jääb jumala kaugele ja tuleb kuskil nagu kangutab kuidagi. Aga löök oli päris hea. No, ja läks sisse ja nagu nii, aga mõtlen nagu, et selle venna jalad on ainult nagu step-overite tegemiseks ja jooksmiseks. Et nagu söötmisest on ikkagi alla keskpärase, löömises, no, kui Cristiano Ronaldo oleks siuksed, oleks selline löögitehnika nagu tema, siis Cristiano Ronaldo oleks 90 väravat Real Madridi eest. Mitte 500. Ja nagu tribüüni kommentaar, mis keegi ütles tegelikult sellist nagu glorified Robinho. Jalgpall on lihtsalt natuke füüsilisem praegu, aga nagu ja Robinho oli nagu elegantsem nende palliga ja oli tehniliselt 110% parem kui Vinicius. Vinicius trumpeliselt see, et on nii kiire. No. Ja, ongi. Kiire ja need step-overid, mis ta teeb nagu vaata. Aga kui see oli tule, tal ei ole tema pähe, siis on... Nagu oli Arsenali vastu, nagu oli... Aga minu eest oli Bilbao vastu väga okei. Ja, aga seal oli kelle, see mängiti 4-2, kus Bellingham tuli ja jooksis. Rodrigoga seal ees. Minu meelest Vinile soovib väga hästi see vasakal, aga seal see on raske, see on raske seal. Ja, aga kaotas siis Atletico ja veel kuidas? 90. Ei, ma tea, kas mängu nägid või mitte, aga jalgpallist oli asi kaugel. No see oli male, see oli siuke male, see oli romantikute mäng. Sa võid lihtsalt panna see mängu käima, sa magad. Ma arvan, et Kermol ja minul on väga erinev arusam romantikast. See on teistmoodi romantika. Ma olen silmad kinni magad. Ei, see on teistmoodi. Kuidas vaikus lihtsalt. Siis 90+3 korrad ärgatad, las palmas. Ja veel kuidas, on ju. Sa paned atleetikule ära atleeti enda relvaga põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt, jah. Aga nende õnneks Bilbao ka kaotas, nii et Bronx on veel elus neil. Ja, pole hullu. Aga lähme Premi. Inglismaal. Oda, meil oli Euroopa liigas ka üks äge mäng. Teeme Inglismaal. Seal võtamegi selle Unitedi sisse kohe. No võta siis. Nii. Euroopa liigas. Tegid selle remontada, mida pidi tegema Real Madrid. Nii. Ja siis sa lähed Inglismaale tavalisse argipäeva ellu. Tuleb Wolverhampton Old Traffordile, saad tuppa. Minu jaoks ei ole tuppa 1-0. Võrdsut mäng. Aga pärast selgus see, et kuna Ipswich kaotas Arsenalile, siis Man United jääb püsima. Nojah, okei. Tegelikult on lihtsalt aina piinlikum on mõelda, et eel me rääkisime Unitedist top 4 formaadis ja nüüd on ta seal, kust on. Piinlik on. Järgmine aasta uue hooga. Jaa, aga kindlasti kulutage suvel 200 miljonit. Peavad selle tegema, sa jääb midagi muud üle. Staatus kohustab. Aga jah, Liverpool, Salahi ja Van Dijkiga pikendas lepingut, väidetav mine ja Trent Alexander-Arnold. Lõi võidu värava. Jah, lõi võidu värava, võttis särgi seljas, tähistas. Aga pärast mängu tain selle intervjuu. Kas sulle jättis mulje, et on lahkumas või mitte? Mulle jäi küll mulje, et on lahkumas. Aga miks ta Reali tuleb, ma ei tea. Miks sul siis Reali pole parem kaitset? Kas Trent on parem kaitse? No kui palju, kas Valverde on väga hea parem kaitse on Realides, kui palju ta kaitseb? Valverde on tööloom, aga Trent ei ole tööloom. No Trent vabastab teisi mängeid, seal tuleb söödab. Trent on see Kroos, keda vaja on äkki Realides. RBS. Aga mängu on igat poodi ehitada. Aga Liverpool rahulikult siis seilamas City poole.
Arsenal sai veel ussida väravaid lüüa. Arsenal oli siin 3 mängu järjest võitnud. 2. Ja Evertoni vastu. Brentfordi mängis kõik ju. Ja, see oli mul viimasest 3 mängust 1 võit. Väga kiiresti. 3 mängu järjest võitnud. Ei, mul oli peas nagu Real Madrid. Anname ära. Suured mängud, tähtsad mängud. Ipswichiga. Ipswichi Real, jah. Chelsea tuli välja kaotusseisust. See Neto värav, see oli cool. See oli väga värav. Aga kus on Cole Palmer? 16 mängu nüüd ilma väravata. Minu meelest see on crazy. Ilma väravata mängu nagu jah. Elame näeme, mis seal saab. Statistika, no. Ma arvan, ta ennast söötab selle kõige rohkem tegelikult. Võime rääkida küll, ma arvan küll. Võime rääkida küll Inglismaa meedia, mida räägivad üldse üle kogu maailma fännid. Aga ma arvan, ta ennast võib see sööta kõige rohkem mentaalselt, et ta ei ole nagu, et ta ei ole välja tulnud. Olles ikkagi näinud mingil ajal väga paljusid videoid Cole Palmerist, siis ma arvan, et kas üldse, ma kahtlen, kas ta üldse aru saab, mis toimub. Ei, chips. Ei, aga äge vend. Mulle väga meeldib. Jaa, aga keda korralikult loputati oli Newcastle. Päris vängelt. See 4-1. Jaa. Dan Burn oma ära. Villa pani asjad paika. Et minu meelest võib olla selle suure premi raha ajastu kõige lahedam asi ongi see, et tegelikult see oli ju Villa ja Newca, kes on olnud sellised meet-table tiivid on selle nagu sammu üles teinud. Et ma mäletan, ma ise mõtlesin, kui Villa pani mingi sellise spending spree tegid seal mingi, ma arvan, 3-4 aega tagasi. Mõtlesin, issam, mida nad teevad. Äkki oligi Music Relishi maha ja selle rahast asjad seal. Just jah. Ja siis ma mõtlesin, issam, mida te teete, et te poisid lähete pankrotti. Aga see risk on enda õigustunud, et igal klubil see ei õnnestu, et kulutan ja siis olen tipus. Aga samas, kui sa vaatad, Newca on kulutanud, sul on Tonali, sul on, kui Moraes, sul on Alexander Isak, nagu Anthony Gordon, lisaks veel oma poiss Murphy ja Barnesi töötab. Sul on Nottingham Forest, kes on mängeid nagu rohkem, kui Vändelas saelaudu on. Nagu. Ja vaata, kui vähele on premiselt tegelikult. 3. aega. 4. Ja suures mängus sees hetkel euro kohta peal. Ja siis sul on need ongi need 3. Samal ajal sul on Spurs on langenud. Spurs on ka 17 mängu see aeg. Sul on United langenud suurte seas põhimõtteliselt hetkel. Ja kui ma olen üldse vaadanud selle Inglismaad nüüd, ma ütlen sulle ausalt, ma varem ei jälginud Inglismaad nii palju, kui ma hakkasin ise kommenteerima. Ja siis ma viisin ennast rohkem kurssi sellega ja ma olin varem 12 aastat Hispaania liiga on parem kui Inglismaa. Kogu aeg, sest et ma kogu aeg jälgin seda ja Inglismaad palju vähem. Praegu ma vaatan see ja see, kas see on nagu viimaste aegade fenomen olnud või on see kogu aeg olnud, ma ei tea. Aga see, kui tihe see liiga on, kui võrdsed on kõik, et kui sa vaatadki mängu näiteks Fulham Chelsea, kui sa vaatad Brentford, Arsenal. Southampton Ipswich. Neid mängi ma ei vaata. Või võimalik. Las see Southampton Ipswich jääb, et see on oma ette õiglus. Aga on pingeline, mitte et Hispaanias ei ole, on ju. Seal on ka samamoodi. Aga lihtsalt see, ma hästi ei mõista, kuidas see nagu nii, et sa võid olla 16, sa mängid 6. kohaga ja vahet pole, kes võidab. Jaa, eks ta ole. Et Evertoni vorm viimase ära näiteks. Ja ikka väga hästi mänginud. Et mulle see ei mahu pähe seda. No ja nüüd kuidas see täpselt niimoodi Ipswich juhtuvad? Jah, nädalavahetuse küll nii ei läinud. City karistusnud ära, aga nüüd City oli kõvasti vaeva selle nimel. Meie järgi siis kas täna või homme siis teile täna City mängib vastu Villaga. Väga äge mäng. Et siin need Champions League'i heitused on väga City Champions League'ist välja? No ma ei usu, et ma loodame. Loodame. Ma olen siuke positiivne inimene, ma tahan elus näha, et head asjad juhtud. Putin sureks, City Champions League'ist väljas. Ma kirjutan alla neile küll. Aga nii, top 1 Liverpool, 2 Arsenal, 3. Kes ma tahan? Forest ja Newcastle. Ma kardan, et Newca, aga tahaks Forestit. Okei, nii, ootame, et Newca, nii 4. Forest. Nii. Kes on 5? City, Villa. Tahaks Villat, pigem Villa kui City. No City saab selle koha kindlasti. Sellest siin sama seal leituses. Ei taha.
Ei taha, lihtsalt ei taha. Kuule, sulle endal on nii head ajad praegu käsil. Miks sa tahad teistele halba? Rahu. Ma olen palju kannatanud. Ma saan aru, et sa oled... Palju kannatanud eestlane, soovi lõpuks midagi sul on seda hingega Realile, ma saan aru. Nii. Aga sul oli hea meel kindlasti, kui Arsenal edasi läks. Aga kui me nüüd mõtleme ka teiste hea üle, peab ka hea vaadata olema. Isegi kui ta on suu vastu. Kuule, mida sa mölised? Ei, lihtsalt see... Noormees, mina kasvasin üles ajal, kui United aina võitis ja võitis. Viimased 10 Sellepärast ma naudingi jalgpalli. Et praegu enam ei ole seal. Aga kas ei tahaks neid ägedaid tervisi jälle? Teistmoodi tervisi? Et te võitlete taas esikoha nimel? Mitte ei ole Man City? Ei. Kui mul oleks võimalus valida, et nagu City uuesti United vastu vahetada, siis nüüd juba vahetaks küll. Aga nagu jalgpall on ka nii palju muutud, et need nostalgilised terbid seal, need olid lihtsalt nii võimsast, nagu ma ütlen, see, mis tänapäeval on sul punane kaart, too aeg ei olnud isegi viga nagu. Ei ongi. Ja see andis nagu nii palju sellist viha ja raeva juurde sinna kõrvale. See oli nagu lahe. 2010 MM finaal Heitinga oli vist, kes pani Tšaabi Alonsole. See oli Max kollane kaart. Vastu rindal lihtsalt korgi. See oli Max kollane kaart. Ruud Van Nistelrooy pani iga mäng siukseid asju. Heitingi kollane. Ei nagu Ruud Van Nistelrooy iga mäng pani siukseid 3 tükki ja see kokku kollase. Vot, aga lähme edasi. Itaalia. Scott McTominay. 1-0. Mõõtetu prügiklubi Interiga. Samade punktide peal. Te nägite kord nädalasel. Run in palju kergem. Kas Napoli võtab tiitli ära? Itaalia, kas Napoli? Napoli, kas ongi, polegi top 10 meeskondagi enam ühtegi mängu. Olge mehed, võid kõik mängud. Roomal on... Ja see koll kaapis nad praegu panid. Tuleb Kross kasti. McTominay paneb enne nagu tüüpiline Unitedi sükses värava. Maxi tahan. Põmne. Olemas, pole palju vaja. Jalgpalli on lihtne mäng on ja samal ajal Inter mängib Bolognaga ja siis tuleb Orsolini ja paneb mingi käärlöögi sisse. Orsolinina, vana Juventus poiss. Ega seal kõik on nii, ju Napoli enda teha, neil on nüüd sama palju punkte, aga Inter on ikka kees. Äravata vahe, jah? Nüüd on kõik Napoli enda teha. Interil on raske, neil on vaja keskenduda nüüd. Aga kui sa oled Interi klubi juhases seal, kumma sa rohkem läks võita? Kas Scudetot või Champions League, sa pead ühe valima? Ei no loomulikult tahad Champions League'i, aga... Inter on minu meelest võimeline võitu Barcelona. Samas on 3 mängu, on ju. Ei no Interil on veel Treveri võimalus ka väga olemas. Panevad nüüd selle AC Milani ka kotti, on Coppa Italia finaalis, seeria liidrid ja Champions League's pohvimais. Ja neil on suurepärane võimalus saada uueks kuradi Bayer Leverkuseniks. Kaotada finaal, kaotada liiga ja kaotada karikaseni. Et käsi kullase, perse mullaseni. Seis on tummine. Ei, see võib ikka kõva olla. Ja nagu Lautaro Martínez Ballon d'Ori peal hoopis. Turam Martínez, Mkhitaryan tagasi Unitedisse. 60 milli. Ei no tegelikult on naljaks, millist igiliikurid seal mängivad. Ei nagu Barella, see on mootor. Darmian ja Mkhitaryan. Kui Darmian mängib Barca vastu, siis on Inter väljas. Seal on vaja Dumfriesi. Neil on vaja Dumfriesi. See Darmian ei pea vastu neid mänge Barcelona vastu. Miks? Oma kassis istuvad. Seal Bayerni vastu juba Darmian, ma vaatasin iga hetk hoiub ära. Dumfriesi ma tagasi kindlasti. Jah, et see läheb põnevaks. Et selles suhtes, et see tuleval nädalal ongi see Inter-Rooma mäng ka. Ma arvan, eks see näitab ära, et kui seal ikkagi Napoli võtab suuna ette, Napoli mängib Torino ka vist. Kui Napoli saab selle enda kätte, siis täitub minu hooaja ennustus. Et Anna Contele Itaalias Lukaku. Ja see tead, sa saad tiitli. Ja no siin oli veel üldse ju Itaalias on ju Rooma Laatsi, kes langes välja Bodo Glimti vastu, Norra sai oma ajaloo tehtud. Ja seal on Itaalias on ju see ka Champions League üldse Eurokohta nimel väga suur võitlus käimas. Milan eile kaotas ju Atalantale 1-0. Ma vaatasin ka, et poleks Atalanta vahepeal seda 3 kaotus. Jaa, nad lihtsalt oleks ka täiesti sees praegult. Aga seal on mingi 10 punkti peaaegu vahe juba. Ja Milan siis, kes muutis formatsiooni, võitsid kas 4-0 Udineset. Ja siis Atalantaga nüüd sama formatsioon on ju täiesti ammutu lihtsalt jälle ja 0-1 kodus tuppa. Tuppa. No ma räägin see tuppa. Ühegi saada. See on täna saate pealkiri tuppa. Täna said kõik tuppa. Kermosed tuppa. Ei jah.
Itaalias on, ütleme hooaja lõpu mõttes on Itaalias tõesti, mida nagu kõige rohkem oodata. Ei, minu meelest kõik nii Inglismaa kui Itaalia on väga põnevad hetkel. Ei no jaa, aga Itaalias on nende tiitliitust ka, Inglismaal sul enam tiitliitust ei ole. Okay. Hispaanias sul nüüd sõltub, kas tuleb tiitliitus või mitte. Ei tule siin midagi. Saksamaal tiitliitust enam ei tule, sellepärast et Bayer Leverkusen siis suutis viigistada St. Pauliga. Läks juhtima ka veel vist on ju. Ja siis ei jää. Tiitel on nüüd Bayer oma, palju õnne Harry Kane'ile. Ma olen kindel, et see on elus eriline hetk. Audi Cup. Ja meenutame seda aega. Ja kõik mäletavad, milline palju neid tiitlid võitud mängida on. Aga tegelikult pole mõtet Kane'i norida selles suhtes, et ta oli tubli, et ta oli Tottenhamis nii kaua, et ma tegelikult lojaalsust hindan. Nagu ütles kunagi Francesco Totti, üks tiitel Roomaga on väärt rohkem kui 10 tiitlit Juventusega. Et nüüd ma oleks mõtlema, et korda mis on Totti tsiteering, kes vabal ajal Venemaal käib. See oleks pahasti jah. Kunagi ei mänginud, aga oli ka mees. Oli. Mul mul oli kodus Totti särk ka, mille ma nüüd ära andsin. Viisin sinna taaskasutusse. Las enda Vene sümpatiseerijate särki kannab keegi teine. Aga Prantsusmaal läks ka pahasti, ma vaatasin. Pahasti. Tüüpiline Prantsusmaal. See esiteks, mulle meeldis, et see Vilemees oli François Letexer on ju. Selle mängu seal vilistas ja siis kes oli Reali Arsenal ka. No, selline kohtunik, ta ei vasta tasemele. No. Ei ole suurte mängude mees. No. Ja Prantsusmaal kohe. Ja siis see, kuidas seal need Olympic Lyoni, kellega Lyon mängis? Ja Saint-Étienne'iga. Tervi mäng ikkagi. Ja siis Saint-Étienne fännid oli Harry Maguire'i särkidega olla, see oli äge. No, see, kuidas ikkagi üksteise silma nipsu tehakse, see on äge. Samad ju Partsa fännid olid Raisi särkidega mängul. Et see käib asja juurde. Äge. Ja. Aga tuleval nädalal siis, mis meil ees ootab. Nagu siis öeldud, siis Inter Roma, mis on äärmiselt tähtis mäng. Interi jaoks Itaalia tiitlivõitluses. Muidugi. Kas Real Madrid ka kellega mängib? Liigas mängib Hetafega. Partsa mängib Liigas Mallorcaga. Ja laupäeval mis siis on? Copa del Rey finaal ja kes seal mängivad? El Clasico ja tööasjus on meil võimalik kohale minna. Meil või? Sina ei ole meie. Nagu ja see oli. Sina ja mina ei ole meie. Sina oled sina ja mina olen mina. Kuigi sul on ilusad silmad küll, jah. Nagu Siid ütles mammutile. Kuulge, lõikame selle osa nüüd välja. Kokkuvõttes igatahes, jah. Lähed tööasjus sinna? Lähen tööasjus El Clasico raporteerima. Võtad siis koha pealt intervjuu. Mis oled hispaania keeles ära ka õppi mingid laused? No muy bien. Una cerveza, por favor. No oi, sellega saab tööd palju tehtud. Küll ja siis võib-olla una foto ka ja siis vaatame edasi, mis sealt välja liiame. Okei. Aga mida siis oodata sellelt El Clasico mängult? Ma ei tea, raske saab olema midagi oodata niimoodi, et Barcelona kindlasti hetkel paremas vormis. Real Madridi jaoks on tegemist võib-olla ainukese võimaluse see on midagi võita endale. Carlo Ancelottil ka suure tõenäosusega on ju kohe asi läbi. Ja räägitakse ka, et Ancelotti üldse pärast El Clasico finaali siis seal Copa del Reis lõpetab ka ära Realiga. Et no eks vaatame, kui tõenäoline see on ja kõik. Et noh, Barcelona, kellel on samal ajal kõik võimalikud asjad veel võimalik võita, siis nemad lähevad ka sinna ju täie tuhiga peale, et jah, Lewandowskit Bartsal ju ei ole, Pape seis on siuke 50-50, et saab väga huvitav näha olema, mis seal saama hakkab. Ja, ütleme, et ma arvan, et see nii-öelda karikas ei tähendaks kummagi klubi jaoks nii palju, kui vastas ei oleks nagu igipõlist vastast. Et muidu oleks mängid see Real Betisiga kaotada, okei on ju vaata, aga Barcelona küll ei taha seda karikat kaotada. Sa ei taha, et nemad... Ja kui mõlemal pool teeb samamoodi. Ja seetõttu järgmine nädal siis tuleb meie osa üks päev hiljem välja. Jah, et järgmine nädal siis meie osa tuleb kolmapäev, lindistame teisipäev, sest Kermo jõuab töölähetuselt tagasi asjast võhtul. Nii on olnud. Aga meie poolt täna kõik. Täname, olge ikka meiega, toetage tribüüni, jagage meie sisu ja loomulikult kuulake, vaadake meid. Tšau!